Mina olen Kadri, olen olnud tegevteadlasena, hetkel töötan biotehnoloogiaettevõttes ning hakkan õpetama Jaan Puska gümnaasiumis rakendusbioloogiat. Mina töötan Tallinna Ülikoolis rahvusvahelissuhete lektorina ja sellises firmas nagu CGI Eesti küberturvalisuse eksperdina. Plaanis on siis need mõlemad asjad kokku vedada oma kooli õpetamises. Ma olen Natalja Horohordina, igapäevaselt teostan ennast Eesti Energiast, aga olen alates sellest aastast liitunud Edumuse projektiga. Alustan see õppeaasta Narva-Jõesuu põhikoolis ja siis minu õppeaine on karjääriõpetus. Juba sellest õppeaastast on Edumuse platvormil näiteks rahvusvahelise kommunikatsiooni kursus, kui ka Arduino põhine programmeerimine, kui ka lihtsalt programmeerimine veebirakenduste jaoks. Aga me teeme juba koostööd erinevate sisuloojatega, just selliseid ühelt poolt tehnilisemaid aineid mängulisemalt noorteni tuua, kui ka selliseid enam elulisemaid teemasid teha hästi lihtsasti õpetatavaks ühelt poolt Edumuse õpetajatele, kui ka miks mitte tavaõpetajatele, et neid enamate noorteni tuua. Minu meelest on hästi põnev, kui tuua kooli haridusse selliseid teemasid, mis näitavad kuidas tõesti midagi elus päriselt praktiliselt toimub ja kuidas rakendatakse teooriat praktikas. Lisaks rakendusbioloogiale näiteks kõik need ettevõtluse, rahatarkuse teemad, disainmõtlemine. Ma arvan, et eelkõige igasugused internetiga seotud küsimused on sellised, mida peaks rohkem kajastama. Nii turvalisuse aspektist, mõistmine üldse, mis asi internet on. Väga palju räägitakse programmeerimisoskustest. See on kindlasti ka vajalik, aga ma arvan, et väga paljud noored, kes tunnevad, et programmeerimine pole nende jaoks, arvavad, et kogu IT-maailm pole nende jaoks. Aga tegelikult juba ainuüksi Eestis on mitu tuhat töökätt puudu IT-valdkonnas ja nad kõik ei ole koodikirjutajad, meil on igasuguseid teisi asju ka vaja. Ja kindlasti on kasu sellest, kui me rohkem seda kooli viime ja rohkem aineid näitame seda, et kui väga mitmekülgne IT tegelikult on ja mida kõike seal annab teha. Väga paljuski koolis me käsitleme erinevad teoreetilised lähenemist, üldine võib-olla selline loogika, aga päriselt anda õpilastel luua need seosed, et see on see, mida me täna õpime, see matemaatika on selleks, et ja sealt edasi need vajalikud seosed. Ja teine kindlasti, mida ma toon ja siis rõhutan, et maailm muutub, areneb, tehnoloogia muutub. See tähendab seda, et esiteks see elukestev õppe, see filosoofia, igaüks peab ikkagi seda omaks võtma ja sellest ka lähtuma. Ja teine on see, et täna, mida me õpime tegelikult, me loome lihtsalt õppimisbaasi eeldust, et pidevalt areneda. Aga ei ole võrraid tegelikult õppeained. Igaüks õppeainet annab midagi, väiksed ülevaadet, väiksed teadmist ühe või teise asja kohta. See on see, mida ma tahan tegelikult nendeni viia. Minu plaan on see, et aine lõpus on nad kõik targemad, aga kui nad on loonud midagi uut, siis nad on ise loonud eesmärgi, proovinud seda saavutada, loodetavasti ka saavutanud ja õppinud selle raames siis just kuidas planeerida, kuidas ellu viia ja kuidas seda kõike teha koostöös teistel, mis on oskus jällegi, mida igapäevaelus on vaja ja mis tihti koolis jääb võib-olla ei jõua kõigini. Selleks õppeaastaks andis endast teada 350 kõrgharitud spetsialisti ja hetkeseisuga 290 neist veel ootavad kooli, kus nad saaksid mõnda põnevat teemat õpetama tulla. Niisiis, kui koolijuhil on huvi, näiteks rahatarkuse või programmeerimise või mõne muu sellise põneva teemaga oma kooli valikainete valikut rikastada, siis tasub kindlasti sellest meile teada anda.